Eelmisel hooajal Eesti korvpalliigas lati alt läbi jooksnud TTÜ korvpalliklubi nimi vahetus 2 hooaja vahel TalTechiks ning tundub, et lisaks vormile muutus ka sisu. Korvialuse põhituumiku säilitanud, kuid tagaliini oluliselt kogemust juurde toonud tiim on peatreener Rait Käbini juhendamisel alustanud tänavust hooaega Olübet Eesti-Läti korvpalliigas väga südikalt. Näiteks viimati mängiti Läti suurklubi Riia VEF-i vastu pikalt kui võrdne võrdsega ning alles lõpus lasti vastastel oma teed minna. Tabeliseisu vaatame, siis meil on see võiduprotsent seal 50 juures, vist ongi täpselt 50, et okei, me oleme Graamole kaotanud, Ventspilsile, nüüd VEF-ile. No kripeldama jääb see Tartu kaotus, aga nii-öelda omasugused ülejäänud oleme suutnud praegu ära heas mõttes kägistada. No ma arvan, et meil on kindlasti palju arenguruumi, et me suudaksime kindlasti olla palju agressiivsed. Praegu on muidugi suure pontsu pannud see, et Levi Martin Kiis on nüüd siin mitu nädalat audis olnud, et tänased mängud ka Jaan Puidet puudus, et kui need mehed veel juurde tulevad, et siis ma arvan, et nemad annab meie mängule väga palju juurde veel. Just vigastused on TalTechi mängu olulisel moel mõjutanud. Ameeriklane Levi Martin Kiis on osalenud seni vaid pooltes mängudes ning Rootsist naasnud Jaan Puidetit on samuti kimbutanud erinevad terviseprobleemid. Alguses oli kannaga olid probleemid ja nüüd oli just viimati suutsin seljanärv ütleme nii, et lihast tõmbas seljanärvi tõmbas kinni. Et Pärnu vastu ma olen kindlasti tagasi platsil. Pisikasi oligi, et 1-2 päeva oli täpselt, et oleks homme mäng olnud, siis oleks mänginud. Aga lihtsalt kuna täna oli mäng, siis ei saanud lihtsalt nii kiirelt ideaalkohalla tagasi. Ma arvan, iga mängija lisandumine, kes meil siin tänagi tsiviilriietus oli, et peaks mingi käigu, kas on see siis nagu rünnakul või on see kaitses kindlasti juurde andma. Ma arvan, Kiise lisandumine, meie rünnaku teeb mitmekülgsemaks ja Puideti lisandumine, ta on nii-öelda all-around player, et nii rünnakul kui kaitses. Mitme olulise mängija puudumisel on seni liidrirolli auga välja kandnud kogenud Gregor Arbet ning juba aastaid TTÜ värve kaitsnud Toomas Raadik. Kui lõpuks kõik mehed tagasi rivis on, kas peatreener Käbinil on vajalikud pusletükid olemas, et rünnata kõrgeid kohti? Kõigepealt need pusletükid peavad väljakule tulema kõik korraga koos, kõigepealt trennis, et kui me saame nüüd mõned mängud koos mängida täiskoosseisus, et eks siis vaatame, mis see seis jõulude ajal on või kas meil on asja play-offi või kui on play-offi, mis seisus seal on ja kõigepealt me katsuks ennast terveks ravida. Suvel TalTechiga taas liitunud tagamees Jaan Puidet mängis mitu hooaega Rootsi kõrgliigas, kuid naasis nüüd varasema koduklubi juurde. Suur äär Toomas Raadik käis hooaja alguses proovimas Saksamaa 3. liigas, kuid püsima sinna ei jäänud. Mõlemad mehed on seda meelt, et TalTechis on hea segu nii kogemustest kui noorusest. Ma olen lihtsalt nooremaks tulnud, noorem generatsioon on peale tulnud, muud midagi ei ole muutunud. Paar vana kuju on veel alles. Mängijad on muutunud, et hästi palju uusi vihasid noori on tulnud, kes tahavad müdistada, maadelda, et selles suhtes, et ka Gregor Arbeti lisandumisega Jaani tulekuga on siin kvaliteet on kindlasti paranenud. Trennis kindlasti, et nemad on alati need, kes tulevad varem kohale, et teevad seal oma harjutusi, et see nagu innustab noori ka, et nad ei taha siis allenud olla ja siis kindlasti, et trennis keegi valesti teeb, et siis kui nemad midagi kurjasti ütle, et siis noored kuulavad, et kui üks noor teisele ütleb, siis see läheb nagu ane selga vesi, et vanemad mängijad ikkagi kuulatakse, eriti kui on nagu nii kogenud kui Gregor ja Jaan. Hiljuti tuli TalTechi leerist uudis, et viimastel aastatel meeskonna liidriks olnud tagamees Sten Olmre lõpetab kõrgliga tasemel mängimise ja siirdub Paide esiliiga tiim. Peatreener Käbini sõnul mindi lahku sõpradena. Esiteks ma võin ütlema, mingi tüli seal ei olnud. Sten juba tegelikult kuu aega enne käis. Minu jutul ütles, et tal on elus muid eesmärke, et korvpall ei ole tema jaoks enam A ja O, et kuidas ma sellesse suhtun. No loomulikult, kuidas ma suhtun, väga hästi ei suhtunud, aga ma saan, kuna ma teda tunnen juba lapsest peale, siis ma tean, et tal on ka muid huvisid, tegeleb muude projektidega ja siis me saime kokkuleppele, et ta veel kuu aega mängib meie juures ja ta selle kuu aega tegi nii-öelda ausalt ära ja rääkisime uuesti 4 silma all ja ta ütles, et tema otsus on lõplik ja tema läheb eluga edasi. Ta jääbki küll siia TalTechi ülikooli ja ma arvan, et ta siin majas ka võõraks ei jää. Küsisime peatreeneri käest ka seda, kes võiks olla need noored mängijad, kes kogenud tegijate kõrvalt tänavusel hooajal endast märku annavad ja arenguhüppe teevad. Nimeliselt ei tahakski niimoodi, võib-olla paneb mõnele mehele pinget peale,
et ma arvan, et need, kes korvpalli jälgivad ja sellest ka mingil määral aru saavad aru, kes need mängijad siin on, kes ka tänases mängus said rohkem minutit, kui nad on tavaliselt saanud. Seda sa kinnitad, et sinul võistkonnas on mehi, kes on arenemisvõimelised? Jaa, kindlasti, eesotsas treeneriga.